Yang-osa alguses, In-osa lõpus. Ja kõike seda on saatnud siis meil Molli. Tüdruk on meiega koos seda tegevust algusest lõpuni jaganud. Hei armas, Rama siin, Katrin ka. Mida teha sellise imelise vihmase ilmaga? Kõik rõbiseb ümberringi. Kõik on hästi märg. See on ideaalne aeg, et sees pöörata tähelepanu endale. Imetleda seda rahu ja vaikust, mida viimasel ajal näeb nii harva. Ümberringi on ju tuult ja tormi ja mida iganes, siis juba eile oli see vaikus. Ja täna jätkub täielik vaikus, ainult sajab. Ja toon su endaga siia intuitiivtreeningusse. Olen suunatud võtma täna mõned hantlid. 2 neid mul on, need mõned on mul siin ja on mu pea peal seismise pink ka siin kõrval. Aga kindlasti me alustame kõigepealt enesesse minekust. Tule kaasa, hinga. Ma olen, mis ma olen, kes ma olen, kus ma olen. Ma olen armastus, ma olen valgus, ma olen kõik, mis on. Ma olen sinus, sina oled minus. Me oleme lõputu allikaenergia. Meie oleme muutus oma universumis. Kõige suurem kingitus on olla siin ja praegu. Sina loed, igaüks loeb. Kuula oma keha. Ole rohkem, tee vähem. Su keha vajab su tähelepanu ja energiat. Hoolitse enda eest nii hästi kui oskad ja hoia oma fookus iseendal. Mantra, mida sulle jätan kordamiseks siia lõppu. Ma olen armastus, ma olen valgus, ma olen lõputu allikas mäletamas ennast sinus, läbi minu, ühiselt. Nii on. See lõputu, see lõputu. Millest ma tahan alustada? Ma tahan alustada meridiaanide äratamisest, eks ju. Et sa saaksid seda kaasa teha. Ja ma lähen täpselt nii, nagu hetkes keha meid juhatab. Ma olen vabaks lasknud kõik oma õpitud teadmised. Nad on kõik meie sees. Ja läheme õrnalt. Alustame. Patsuta ennast õrnalt läbi. Ja teine pool.
võtad ka ja tule siit praegu eest ära, muidu ma teen sulle vastu nina. Hinga. Teen tagant veel. Tantsi, tantsi, tantsi. Nii. Ja just siit ka niude kohast, siin on hästi palju sõlmi. Käed on päris korraliku töö saanud. Raputa. Randmeringid, sõrmed. Too võib-olla pöiad ka siia juurde. Hea tasakaal. Ja samal ajal siis pöidadele, eks ju. Et me paneme siit kõik liikuma. Need on meie igas päevas väga tähtsad harjutused. Eriti kui sul on olnud veenilaienditega teemasid või asju ja sulle pole keegi kunagi seletanud, milleks ja kuidas nad tulevad üldse. Me oleme ise 2 veenioppi läbi teinud, üks siis läbi nende jupikeste välja tirimise ja äralõikamise ja teine siis oli see, mis meile füüsilise jõuga ära tehti, oli liimisüst. Aga tegelikult on meil vaja ju neid veenidlappe treenida. See on pumbatöö, toetamine, reguleerimine. Ja kuna me seisame püsti ja gravitatsioon tõmbab alla, siis see ongi see, miks kõik raskus jalgadesse ju vajub, eks ju, miks vedelik jääb siia kinni, miks siit läheb paiste. Siit, mul läheb ka. Miks siit läheb paiste? Sellepärast meil ongi vaja just nimelt neid pumpavaid liigutusi teha, et ülesse tagasi jaksaks lükata kõike. Ja teadlikult hinga kaasa ja too kõike seda ülesse tagasi. Et need lihased, need klapikesed, need on ju lihased. Nad saaksid tuge sinu poolt. Nii. Ma ei ole harjunud nende pükstega olema. Aga ma ju pean nad video jaoks jalga panema, on ju. Nii. Nüüd meil on jalad päris head, teeme mõned mõnusad pöiaringid ka siia otsa. Võimalikult suured. Teeme mõned põlveringid ka. Püüab põlve hoida enam-vähem paigal. Jälle hea tasakaal, eks ju. Nagu ütlen, nii hakkan ise tantsima. Käed on sul selleks, et hoida tasakaalu. Teeme puusale ka. Eest taha ja tagant ette. Mollise sadastu pead. Nii, teine jalg ka.
ja võtame puusaga. Ja tagant ettepoole ka. Nii. Jälle tõsta. Nii. Väga hea. Võtame nüüd need õlad, need tiivad ja sirutame neid. Ja kallistame, surud oma kõhu siit hästi sisse vastu selgroogu. Venitad ja hingad sisse ja välja. Õõtsuda võid igatepidi, eks ju, nii nagu sul keha ütleb. Venitab siit seda ristluud lahti ja hingab sügavalt välja. Ja sisse ja välja. Ja nii, võta nüüd oma küünarnukid. Vaata, kuidas nemad liiguvad. Ühtepidi ja teistpidi. Käed. Ja teistpidi. Lõdvesta, tõmba siit veel oma lõlga, õlad hästi kokku, nii kokku kui saad. No tõmba veel kätega kokku. Nii, see tähendab, et sa avad omal tagant abaluu maksimaalselt. Ja nüüd tõmbad abaluu nii kokku, kui saad. Võta omale käed appi. Too need küünarnukid endale lähemale, abaluud kokku ja avad südant. Avad seda rindkeret, tõmbad õlgu tahapoole, see on tiibade avamine jälle. Ja kui sul on õlad külmunud, frozen, haiged, ja sa ei saa neid harjutusi näiteks teha, et sa saad võtta oma õlad niimoodi taha, et käed küünarnukkidest kokku siduda. Alusta sõrmseonguga. Alguses võib see ka olla väga raske ja valus. Lihtsalt hoia sina seal oma valu, kus sa talud teda. Ära mine üle valu piiri, vaid hoia seda valu, et ta saaks hakata vabanema. Mul on mõlemad õlad endal olnud nii kanged ja nii haiged. Ja sellest on nüüd juba aastaid möödas. Viimati oli 2015, 10 aastat. Ja enne seda, mõlemad ma räägin, on üks olnud, on teine olnud. Ja ma olen saanud nad terveks. Kas nad mul annavad veel tunda? Jaa, ikka annavad. Ja eriti kui ma jätan tegemata midagi, siis annavad kõik keha
osad meile tunda, eks ju, et sa ei ole tähelepanu neile pööranud. aga hoia oma venitusi üle keha just seal valupiiri peal. ära midagi jõuga üle tee, vaid luba vabaneda. ja kui sa saad, siis tõsta nii kõrgele, kui sa saad. tule alla kummardusse. põlved ei pea lukus olema, eks ju, põlved saavad vabalt olla ja sa saad neid jällegi liigutada vastavalt oma keha juhtimisele. lõdvesta õlad, käed. luba kehal vajuda nii alla, kui tema läheb. kui käed jäävad ette, pane nad jällegi siia, seo nad kokku ja luba kehal rippuda. see on kõige parem õlavöötme ülakeha lõdvestus, uhke asend. ja siin saab hakata puusadega mängima ja ülakeha loksutama ja tunda seda, kuidas meridiaanid tagaliinis tööd teevad. ja siit võib minna alla ja sujuvamaks ja plastilisusesse ja tuua ennast näiteks siia istesse. Olli on muga aktiivne kaasategija täna. põlvede koha pealt jällegi su enesetunne ütleb, mida sinu põlved lubavad teha. üks reegel on see, et põlved ei lähe üle sinu varvaste, siis on kõik hästi. seni, kuni sul on varbad põlvedest eespool, seni põlvele sa ei saa väga viga teha. seni teevad tööd sinu lihased. kõik see hakkab põlema, see hakkab värisema. ja siin sa võid natukene ennast hoida. lubada sellel tööl teha seda, mida ta tahab teha. Jaa, sa tahad, et me teeme alla vaatavat koera. teeme alla vaatavat koera. toome selle tagaliini uuesti siia venimisse. Jaa, just nii on ju. nii. Pai. Pai. No nii. üks variant, kuidas me saame oma käsi tugevdada, eks ju. käed on meil tavaliselt kõige nõrgemad. sellepärast, et kui me jalgadega veel liigume, kes käib trepist, kes tantsib, kes ma ei tea mida. aga käed, nende tugevus on see, mis tahab
treeningut ja ma toon ka oma veeämbrit tuppa. Kas mulle meeldib seda teha? Üldse ei meeldi. Aga ma mõtlen selle endale meeldivaks, sellepärast et ma toon värske elu, energia endaga tuppa. Ja siis ma saan sellega hakkama. Jah, mul on need väga väikesed hantlikesed, 2-kilosed, 2-kilosed ja need on muga kaasa käinud juba 6 aasta läheb. Siis kui mul neid ei olnud, siis ma tegin lihtsalt veepudelitega. Veepudelid vett täis. Alusta sealt. Mis iganes asi see on, millega sina saad ennast aidata. Ja need tegevused on tegelikult ju imelihtsad. Tähtis on see, et sa hoiad oma naba, selle truki kinni vastu selgroogu. Tähtis on see, et sa hingad ja siis fikseerid oma liigutused. Tunnetad, millised lihased antud hetkel tööd teevad ja millal nad tahavad puhata. Ja võtad järgmise. Kas ma loen? Ei loe. Ma teen täiesti tunde pealt. Tunnen ka praegu, et vasak on jälle nõrgemaks jäänud. Ma pole ammu hantleid katsunud. Ehk see imalik naisprintsiibi pool. On määratud olema nõrgem. Ja seda taga on. Need käed ja õlad, mida me soendasime, nemad saavad nüüd lihtsalt lisatööd, eks ju. Ja proovime taha ka. Nii, õlad on päris head. See tähendab seda, et me võiksime proovida teha ka mõned kätekõverdused, eks ju, sest need on ka just nimelt sellesama käte tugevusega seotud. Ja meil ei ole lisavahendeid tegelikult üldse vaja. Kui sa tahad alusta vastu seina, mul ei ole siin seina, mul on siin kardin. Sein on seal. Ma vist ei paistagi. Jah, niimoodi. Et kui sa tahad, sa võid vastu seina alustada. Aga ma proovin ikkagi vastu maad. Nii et varbad
arvaste peal seisan, on ju. Jällegi pole ammu teinud, vähemalt 6 aega ei ole ma ühtegi kätekõverdust teinud. Noh, plank on ka tore seista. Seisame siis ennem planku. Ja kui sa niimoodi üldse ei jaksa, suli. Siis sa võid põlvede peale ennast panna niimoodi, on ju. Kui on vaja, pane põlvede alla padjakene, tekikene, mis iganes. Kui sa nüüd puhkasid, nii, Molli ka puhkab, siis tule nüüd siia. Teeme kassi ja lehma. Hingame sisse. Ajame saba hästi püsti, selja hästi nõgusaks. Ja nüüd ajame selja hästi kööru. Ja hingame hästi välja. Jälle saba püsti. Välja hingates, tere hüppa mulle näkku. Võid lükata puusa välja ja venitada seda külge. Molli, ära tee palun. Mollikene, jaa, ma saan aru, et sulle meeldib kõik see, mis ma teen praegu. Ja teine puus. Sa tahad ka? Ja palun, palun. Temal oli ka vaja tähelepanu ja pai saada. Ja nüüd proovi neid kereringe teha. Ja teistpidi. Ja tunne, kuidas su keha on elama hakanud, liikuma läinud. Põlved said vaibamustri omale täna.
ma ei ole mati peal, vaid olen siin sinuga täiesti tavalise põranda peal. Nii. Mis me nüüd tahame teha? Me tahame proovida pea peal seisu teha. Aga me teeme oma pingiga, eks ju jällegi. Me ei ole ammu proovinud päriselt pea peal seisu teha. Päris ausalt ütlen. Võiks uuesti selle päevakorda võtta. Aga proovime praegu pingile minna siia. Nii, kaugel must see peegel on siit. No nii. Sellega saab mega head venitused. Ja no muidugi core, kogu rindkere, siselihased kõik. Ja käed. Kätele hästi intensiivne, selleks oli vaja meil ennem käed teha soojaks. Aitäh, pingikene, küll sa oled tore. Selle sama pingiga me saame teada, mida teha. Nii, ma panen talle katte peale. Ja nüüd sa näed, me saame teha tuhara. Ehk siis võta endale ükskõik milline pink või taburett või millest su jalg üle tõuseb. Ja tõsta. Ja tõsta. Võid käed ka üles tõsta. Tasakaal. Reis ja tuhar. Väga lihtne. Samal ajal kõhulihas muidugi hoiad jälle. Näeb, trükk on kinni.
ja mida teha peale treeningut, sa juba tead. Külma tünni minna. Nii, jalg ütles, et aitab. Nii, teine. Keera ennast. Lähme edasi. Aitäh! Plaksutamine on ikka see, eks ju. Samal ajal toodame me oma õnnehormoone, rõõmu ja aitame neil, kes tööd tegid. Nii, võtame nüüd, teeme mõned kükid ka siia juurde. Kuidas sa teed kükki? Jällegi, varbad jäävad põlvedest väljapoole, on ju. Ükskõik siis, kas sa teed nii, siis sa pead lihtsalt nii palju tahapoole kükitama. Sul on vaja võib-olla jällegi midagi enda ette. Mul on siin näiteks sulle kiik, et kui sa paned jalad natuke õlgadest laiemalt ja sul on mingi pink või laud, millele toetada, siis sa saad siin teha. Et sa jälgid, et sa näed üle põlve, näed varbaid. Ja siit kükitad, eks ju. Selg on sul sirgelt hoitud ja lihtsalt tunned, et tööd teevad tuharalihased ja reied. Aga me võime minna ka sellesse Jaapani kükki ehk siis sügavasse kükki. Siia, kus me tahame istuda ja panna käed põlvede vahele, venitada kõik lahti, avada oma vaagna, avada oma südame. Hingata, lubada kogu keha raskusel vajuda siia vaagna hoitusesse, samal ajal olles ühendatud maaga. Ja sina, tüdruk, kuidas me saame sinuga? Istu, 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 vot niimoodi. Vaikselt hakkab aru saama. Ja see asend, kui sa saad vähegi seda teha, tee seda mitu korda päevas. Näed sa, ma sain sult ühe puugi kätte praegu. Milleks veel hantli teada on, et puuk ära ei jookseks. Ja sa puhkad oma selga. Kui sa teed aias midagi või kui sa teed toas midagi, ükskõik millal. Isegi kui sa oled kokanud köögis, vahepeal kükita. Kükita ja luba kehal siia pessa puhkama tulla. See on sinu pesa. See on sinu pesa. Ja kuidas me saame veel siin pesas teha? Nii, paned käed maha. Ja hakkad tõstma alla, üles, alla, üles, alla, üles. Nii palju, kui jaksad.
üks päev 3, teine päev 5, kolmas päev 10. Kui sa näeksid, mis näoga Miilo vaatab praegu, kui ma saan, ma näitan sulle. Tal on nii andunud pilk. Ta tuleb, näitab iseennast hoopis, tema oskab ka meil teha trenni ja... No. Ah, kui ilus sirutus. Noh, mõnnud. Ütleme nii, et mina olen valmis matile minema, sest ma tunnen, et mul on kogu keha nii jangi läbi töötatud. Ühe asja võime veel teha, kuna me oleme siin. Nende treenitud tugevate kätega äkki natukene ennast ka üleval hoida. Ma veel ei jaksa ennast tõsta kätega ülesse. Näed, sa ei jaksa, nii palju jaksa. Aga ma jaksan ülesse lükata ja natuke hoida. Ja noh, kiikuda ma jaksan, seda ma teen peaaegu iga päev. See on see, kuhu ma omadega olen jõudnud. Läheme matile, sest matt on meil siin teises toas. Toa olen ma natuke ära soojendanud. Nüüd võib lambi kinni panna. Tibutipsud on meil siin kõrval soojas. Nüüd Miilo on juba platsis, eks ju. Miilo juba teab, mis mati peal tehakse. Seda tema teab väga täpselt. Oli meil ju Kati ja Miilo jooga. See matt on meiega käinud ka kaasa. Kui esimesed paksud matid tulid, ma kohe ostsin. Küll ta on kasside poolt ära kratsitud. Aga ta on nii tubli. 7 aasta läheb sellel matikesel. Tule lihtsalt pikali Savassanasse. Ma ei tea jälle, kui kaua mu telefon lubab salvestada, ta võib korra lihtsalt kõik katkestada. Sest ta mälu saab kogu aeg täis. Homme ehk ma saan natuke pilve laadida ära asju.
tõmbad jalad-tallad kokku, jääd liblikasse, käed üle pea ja lihtsalt lõdvestud, vajud. Hingad hästi rahulikult. Lubad kehal laiali valguda. Sa tulid valvama mind. Iga välja hingamisega tunne, kuidas keha järjest rohkem lõdvestub. Et sa vabastad kõik pinged oma vaagnast, et sa ei hoia oma jalgu. Et su kõht vajub pehmeks laiali. Su õlad on lõdvestunud, su käed on lõdvestunud. Su nägu on lõdvestunud, silmad, põsed, huuled, keel. Mina vahetan otse siia otsa, murtud selle katkise silla, aga sa võid lihtsalt tuua jalad tagasi puhkeasendisse, käed ka viia tagasi savasanasse puhkeasendisse. Natuke aega seal olla ja siis tuua põlved kokku. Molli, sa oled täpselt ees. Mollikene. Mullikene, näita meile, kuidas jalad tulevad. Näed, jalad tulevad niimoodi, et jääb katkine sild. Põlved vajuvad nüüd sissepoole. Lükkad jalad, labad laiali ja jalad vajuvad oma raskusega sissepoole. Ehk siis vastupidine liigutus tekib siit vaagnast.
Näitab pikali. Näitab. Ja palun. Mina tunnen, et ma tahan sügavamaks seda venitust viia ja tõstan teise jala teise peale. Aga sa võid lihtsalt hoida või tuua tagasi puhkeasendisse vahepeal. Vahetasin jalga. Oli kena. No, tule heida pikali mu kõrvale lihtsalt. Heida pikali. Heida pikali. Lava, näe lava. Ops. Vot nii. Ei lava. Ma tulin sellest poosist välja. Mullikene, lase mul olla natukene. Ei laku mind. Lõdvesta, loksuta oma vaagen pehmeks. Tuharlihas aitab seda teha, eks ju. Mida ma praegu veel tahan teha? Kerepööret mõlemile poole.
ja paar sügavamat ettepainutust, aga palju rohkem hetkel plaanis ei olegi. Ehk siis kallistame ennast korraks, rullime ennast . jah, tõstame vaagna puusad ühele poole ja toome jala teisele poole üle. Laiutame käed, pea keerame, nina keerame vastassuunda, kus jalg läks teisele poole, siis pea läks teisele poole. Siin on nüüd hea kerepööre meil. Ja hingame ennast jälle lõdvaks ja asendisse lubame kõik venima hakata. Pikk venitus tuleb siit. Väänab hästi kõik seest. Niimoodi välja. Kõik selle, mis meid enam ei teeni. Meie ei ole täna veel söönud, võib-olla raimugi, mis kell võiks olla. Üle keskpäeva peaks olema. Siis on seda eriti hea teha, kui kõik seest on tühi. Sa vaatad, et ta kogu aeg lakub, eks ju, see on tal psühholoogiline, ta on puuriloom, kes on Valgevenest päästetud. Ja ta on algusest peale, see keeleke käib nagu sisalikul, aga ma ei luba ennast lakkuda, sest et siis see ainult süvendab tal seda. Hinga rahulikult ja jälgi, et kuskil pingeid ei ole. Et sa ei hoia jalga, et sa ei hoia puusa, et su õlad... Molli, kõtt. Tõstan su ära, kui sa ei kuule. Tubli tüdruk. Tubli koer. Ja hästi vaikselt, eks ju, kõikidest nendest poosidest tuled hästi vaikselt välja. Võid vahepeal veel peatuda, tunda venitusi, kus sul ta tekib. Mul tekib siit sellest vanast valusast kohast alati veel üks hea pikk venitus sisse. Siis ma hoian seda siin. Kuni ta ära lahustub.
ja võib välja tulla. nüüd aidata ennast tõsta tagasi keskele, korraks lõdvestuda, tunda keha poolte erinevust, kuidas parem on nii palju pikemaks veninud, et tundub nagu ta hakkaks lokkima, kui vasak veel ei ole täisvenitust saanud. Ja tõstame uuesti nüüd jalad, puusad ja teisele poole. Ja lõdvestusse.
ja tunnetama, kuidas keha on saavutanud oma tasakaalu, oma kerguse. Sa võid lihtsalt puhata, kui tahad. Võta ka oma varbad pihku ja vaata, mida veel jalad tahavad teha, mida vaagen küsib. Võid haapa tuua jalad üle pea. Tigu. Tuleme siit korraks kõhulisavassanasse ja lõdvestame tahab tulla üks hüljes ehk siis see selja venitus. Lubad vaagna lõdvalt rippuma ja selga tekib mõnus esiliini venitus, eks ju. Ja sa tuled jälle täpselt meie asendile ette. Tüdruk. Noh, liigud või? Miilo, kuule, tee Mollile selgeks, et jooga ajal ei tohi ümmet segada, palun. Tubli tüdruk. Istume põlvede vahele, õigemini hidame konna.
Tubli koer. Sa ei lase mul muidu lõdvestuda, kui sa mind tahad lakkuda kogu aeg, ei tohi. Uuesti korraks Savasana. Ma ei mäleta, kas Kõhuli olles oli teine nimi või oligi Kõhuli Savasana. Ei ole tähtis. Jälgi, et pea ei ole alati ühel pool. Et kael saab mõlemat poolt väänata. Nii, ja siia lõppu tahan ma veel teha hirve tahan tulla. Ehk sa paned ühe jala enda taha, teise enda ette. Heidad siia peale, ehk su venitus tekib siia. Kui on vaja, võta endale padjad alla, et sa saad vabaks lasta ennast, et kõik see tuhar ja reis saab rahulikult venida ilma sinu pingutuseta. Lased ennast täpselt nii alla, kui sina saad. Ja see poosi jooksul muutub, sest sa venid. Ja, ma võib-olla keeran natukene ennast siia poole. See, kuidas sa välja näed poosis, ei oma mingisugust tähtsust, omab tähtsus see, mida sa tunned. Sa tunned seda pikka venitust üle tuhara ja reie. Reie sise, reie välis. Reie tagumine. Sise vähem, tagumine ja välis külg. Ja tuhara lihas venib. Ülakeha lõdvestad nii palju, kui suudad. Õlad, käed, kael, pea.
see on üks meie lemmikasendeid, see on hirv. Välja tulles vaikselt lükkad ennast ülesse. Kui tahad, võid vahepeal jällegi puhkeasendi võtta. Ma lähen siit otse teise jala peale. Mollikene tuleb eest ära. Teine jalg läks taha. Ja tuleme selle jala peale. Noh, mott jäi kuidagi kitsaks järsku. Võta sa oled ees mulle. Kindlasti on su kehapooled erinevad, eks ju. Üks lubab poosidesse kergemini, teine raskemini. See nii ongi. Või teine veel kergemini.
kõik see liikuvus on ju, sinu vaagna liikuvus. Korraks pikaks veel banaani. Lased küljel venida, hoiad kätt ja pingutad ja siis lased ta vabaks. Kui tunned, et see külg on mõnusalt veninud, kui hea, astud sammud teisele poole, tõmbad teise külje venitusse. Teise käe võtad randmest kinni, tõmbad selle külje venima. Ja lubad sellel küljel venida, lõdvestud. Üles tulles alati tule üle külje, ära tule otse, eks ju. Ja teeme veel ühe kiilivenituse ka, ehk siis jalad nii laiali, kui sul lähevad. Täpselt nii palju, kui lähevad. Jällegi, siin võib olla sul polstrid, padjad, asjad abiks. Ei pea. Võid tõmmata tuharalihase eest ära, nii et sa tunned, et sa oled oma istmiku luude peal. Istud siin maas. Istud siin maas. Nii pikk ja nii sirge. Ja nii painduv, kui sa just hetkes oled. Tuleb nüüd eest ära, ma tahan siia ette tulla. Tuleb eest ära, kallis. Tuleb eest ära. Ops. Ja üldse ei taha tulla. Ja niimoodi. Ja nüüd tõmbad jälle oma trukki vastu seda selgroogu. Hingad ennast sisse ja hakkad vaikselt ette laskuma. Ja niimoodi samm-sammult. Sul tekib tugev venitus. Sisereis, jala sisekülg, tagaliini võib ka tekkida, aga põhirõhk on siseküljed. Mollikene, palun. Luba mul minna siia. Tahapoole, tagurdab. Koer. Luba ma teen. Iga pika hingamisega sa lihtsalt järjest vajud sinna, kuhu sina jõuad oma vajumisega. See võib jääda täiesti ainult siia. Ära ole õnnetu, kõik algab esimesest sammust. Ma mäletan nii väga seda, kuidas ma tahtsin saada küünarnukke maha. See oli suur töö.
et saada küünarnukid maha. Noh, see oli aastaid tagasi. Aga see oli suur töövõit, kui ma sinna jõudsin. Ja ma ei ole igapäevane joogataja. Ma olen täpselt siis seal, kus ma olema pean. Mul lubama hing on mõned korrad nii rahulikult, et ma ei pea mõtlema, kas sa lakud mind või mitte. Jah. Jällegi välja tuleme hästi rahulikult, naudinguga, samm-sammalt tundes kõiki neid venitusi, nautides kõiki neid tundeid, mida see keha on võimeline tundma. Ja armas kordan veel, et ei ole me ise igapäevased, ei treenijad, ei joogatajad. Küll aga igal esimesel võimalusel, kui keha annab tunda, et ta on kinni, kui me oleme teinud midagi pikemalt, nagu näiteks seda viimast äppi ehitades, paar viimast nädalat on olnud üsna intensiivne töö just nimelt telefoni ja arvutiga. Kui sa veel ei ole vaadanud, mida me viimased nädalad oleme teinud, või siis, kui see video sinuni jõuab, vaata, võib-olla see kõnetab sind ka. Eellugu sellele on olemas nii eestikeelse artiklina kui inglisekeelse artiklina selle äpi kodulehel. Meid on ta toetanud need viimased paar nädalat, endale ma tegin ta. Ja nii nagu ikka, müstika, eks ju, siis kuna sügisel alustasin karnivoorlusega, ehk siis loomse valgu ja rasva toitumisega, otsisin ma toetust äpi näol, ma ei leidnud seda. Ja eile, kui ma olin suunatud siis launch ima ehk laiali saatma seda informatsiooni, mis oli siis nii palju kokku pandud, et me saame teda testida nüüd koos sinuga, sest me ise oleme seda testinud. Siis jah,
enda jaoks seda luues läbi kõikide nende jälgitud karnivordoktorite ja influencerite töö toel ennast rohkem kuulata ja tundma õppida, siis ma olen palju rohkem aru saanud, kuidas need asjad mu kehas toimuvad. Sest üks asi on teooria, kui seda keegi teine räägib. Teine asi on praktikas neid asju enda jaoks tegelikult. Mitte ainult lihtsalt kirja panna, vaid kasutadagi seda tehnilist poolt meie toetuseks, et ta aitaks seda pilti luua, seda analüüsi enda jaoks mõistetavaks teha. Kus ja millal ma siis tegelikult välja kukun, kuidas ma sinna tagasi saan ja nii edasi ja nii edasi. Kui palju ma midagi peaksin tarbima kütusena. Ehk siis kõik selle olime me kokku pannud ja maailma saatnud ja juhatati meid ka Carnivore äpini. See elu paradoks, eks ju. Siis me saime teada, et on olemas ka Go Carnivore äpp. Aga nüüd on vähemalt 2, kui mitte rohkem. Võib-olla on neid veel. Ei ole minuni jõudnud. Aga sinul, kelleni see info jõuab praegu, on võimalus. On vähemalt 2 valikut. Ja kui palju erinevaid dieediäppe või paastuäppe, mida iganes äppe on terve internet täis, siis just sellist teadlikku oma kehasüsteemi jälgimisäppi ma võin julgelt öelda, et ei ole. Ja see on esimene. See on body awareness, see on kehateadlikkuse tõstmise tugi. Aga meie tänane vihmase päeva treening on sellega läbi saanud. Siin on yang osa alguses, in osa lõpus ja kõike seda on saatnud siis meil molli. Tüdruk on meiega koos seda tegevust algusest lõpuni jaganud. Järgmise korrani, armas. Namaste. Näitan sulle seda väikest laalakest. Laalakene on see. Tasa, kutsad, eest ära. See on üks väike boonus, näed sa? Jaa, oled minu väike tibu. See on kääbuskotsini tibu. Joo, oota, millised jalakesed tal on. Ja kõike seda ja nende tegemisi ja meie elu ja kogu pesakonda sa näed elulooja kanalilt. Ja kõike seda näeb elulooja kanalilt. Kui palju tibud kasvavad, kui kiiresti. Ma ei tea, kas on kukk või kana. Vot selle uhke boonuse tahtsin siia saate lõppu panna. Nii ilujata nüüd. Joo, on ilus tibu on, laalatibu on, jaa, laalatibu on. Teie olete ka tublid, jaa. Laala läheb nüüd teiste juurde tagasi. Jaa, vaata kui ilus.